Tere tulemast jälgima EMMA õppekava üliõpilase kogemuslugu. Minu nimi on Anto Liivat ja ma olen EBS-i bakalaureuse ning spetsialiseeritud magistriõppe juht. Koos minuga on täna stuudios Ene Metstak. Tere tulemast, Ene, ja aitäh, et sa olid valmis jagama mitte ainult oma õpiteekonda, vaid ka karjäärilugu. Tere, Anto, ja rõõm on olla sinuga siin istutada täna koos ja jagada oma kogemusi. Et ots lahti teha, küsin tavapärase küsimuse. Kuidas juhtus niimoodi, et sina, kelle eluteest vaatab juba vastu mitte ainult juhtimis, vaid ka elukogemus ning samuti edukas rahvusvaheline karjäär mitmetes väga suurtes ettevõtetes, jõudsid äratundmiseni, et magistriõpingud EBS-is on midagi sellist, millest sa tahad osa saada? Ma olen selles suhtes hästi tugevalt hindan elukestvat õpet. Ma arvan, et samamoodi, kuidas tänapäeva tehnikamaailmas sul on vaja teha oma telefonile, arvutile ja nii edasi, on vaja teha tarkvara uuendust, et samamoodi on vaja sellist uuendust teha ka meile endale. Et hoida ennast kursis sellega, mis maailmas toimub, millised on uued lähenemised, millised on uued töövõtted ja millised on ka need vahendid, kuidas meie juhtidena saame siis toetada ettevõtte arengut ja oma inimeste arengut. Samas sa lõpetasid EBS-is bakalaureuseõpingud aastal 2016. Sellest ajast ei ole ju sugugi nii palju aega mööda läinud, et oleks vaja tõsist tarkvarauuendust või millest sa tundsid, et järgmisel sammul karjääriteel võiks olla kasu või tänase kogemuse, teadmiste, oskuste pinnalt vajaka jääda? No tegelikult see 8 aastat võib tunduda ühest küljest väga lühike aeg, aga teisest küljest see on väga pikk aeg, sest kui sa mõtled, mis siia 8 aasta sisse jäi, meil oli ju COVID vahepeal, mis tegelikult paiskas meie tavapärase rütmi ja tavapärase, ütleme, ka äri toimimise totaalselt segi. Ehk siis sul oligi vaja kohandada enda oskusi, enda teadmisi. Teine põhjus, miks ma tundsin, et see on vajalik, et nüüd selle 8 aasta jooksul ma olen saanud rahvusvahelise kogemuse veel laiemas mahus kätte. Ehk olen vahepeal elanud välismaal. Üle 3 aasta tuli seda kokku lõpuks. Ja ühel hetkel sa tunnedki, et need teadmised, mis sul on, et sul tuleb kuidagi see piir ette või see lagitab kätte, et õpid tohutult läbi igapäevase tegevuse loomulikult, aga kuidagi tahaks nagu järgmisele tasemele jõuda, et midagi veel uuemat ja paremat välja mõelda ja pakkuda. Üle 10 aasta oli sinu tööandjaks Alconi nimeline ettevõtte. Tegemist on siis Šveitsi, Ameerika Ühendriikide ettevõttega, mis annab tööd, paranda mind, aga umbes 30 000 inimesele, mille aastakäive on circa 9 miljardit dollarit ja mis tegeleb ennekõike siis meditsiiniseadmete müügiga. Ja selles ettevõttes sa siis toimetasid mitte ainult Euroopas, vaid ka kaugetel turgudel. Et ole ja räägi natukene sellest karjääriteest, et kus sa alustasid ja kuhu sa välja jõudsid? No Alcon selles suhtes jah, et ta on meditsiiniseadmed, aga ta on kitsamas valdkonnas oftalmoloogia ehk kõik, mis on seotud silmade ja silmatervisega. Ja katab ta siis põhimõtteliselt A-setini välja, et alates silmatilkadest ehk siis silmatervis, kontaktläätsed ja lõpuks siis kõige suurem portfell on kirurgia valdkond. Ja mina liitusin Alconiga siis üle 10 aasta tagasi nüüd ja alustasin tegelikult, ütleme, üsna rohujuure tasandilt, kui võib nii öelda, et ma olin kontorijuhataja, tegin müügianalüütiku tööd ja proovisin kuidagi hallata kõiki erinevaid valdkondi siis üheaegselt.
aga mida rohkem aeg edasi läks, et minus nähti potentsiaali ja ma spetsialiseerusin ümber siis kirurgia valdkonna peale. Ja sealt edasi tegelikult minu kogemused, minu tahtmine, minu haridus, mis toetas mind kogu sellel teel, andis väga kiirelt see tuule tiibadesse, et peale Eesti valdkonnajuhi rolli võtsin ma siis enda hallata ka Baltikumi müügi. Õigemini esialgu ma olin rohkem turunduse peal, siis ma tegin müüki, ehk siis lõpuks Baltikumi üleselt olingi siis kirurgia valdkonna juht. Ja peale seda, kui meil Baltikumis tehti suur restruktureerimine ehk kogu müügimudeli ümbertöötamine, tehti mulle viimasel hetkel pakkumine teha läbi veel üks restruktureerimine, aga seda korda siis palju suuremas mahus meie Ladina-Ameerika klastris, mis hõlmab siis 35 erinevat riiki. Et selline väga ootamatu pakkumine, mille aja või otsustamise skaala oli väga lühike, see oli 24 tundi, oli ainult aega, et otsustada, aga õnneks mul on niisugune väga äge perekond, kes tuleb kaasa igasuguste selliste natukene hirmutavate pakkumistega või väljakutsetega ja siis saigi otsustada, et miks mitte. Et kolime kogu perega Panamasse ja hakkangi seda restruktureerimist seal läbi viima. Et esialgu see projekt pidi kestma 1 aasta, aga nagu elus ikka, kõik ei lähe nii sujuvalt, kui on plaanitud. Et sellest 1-aastasest projektist sai sujuvalt siis niimoodi 1,5 aastat ja siis, kui ütleme, see restruktureerimine oli suuremas mahus juba lõpule viidud, pakuti mulle uut väljakutset, ehk siis võtta enda alla Kariibi mere saarestik, ehk siis inglise keelt kõnelev Kariibi mere saarestik, mis on siis 20 erinevat väikeriiki ja hakata siis tegelema nende turgudega ja arendama neid turge edasi. Olles ka ise arstide laps, siis ma tean, et meditsiinivaldkonna inimesed ei võta alati ülemäära tõsiselt inimesi, kellel puudub meditsiiniline haridus või töökogemus. Kuidas sina ennast selles üsna nõudlikus ja spetsiifilises valdkonnas kehtestasid? Tegelikult on see, et kindlasti sul peab olema põhi hästi tugev, mis tegelikult EBS mulle ju andiski, et ütleme, mul see äritaust oli olemas ja kõik muu oli koha peal väga-väga sügav ja pikaajaliselt kestev väljaõpe. Et isegi inimesed, kes tulevad teinekord siis meditsiinivaldkonnast, tulevad siis oftalmoloogia valdkonda, et ta on ikkagi nii spetsiifiline, et sul on igal juhul seda lisaõpet vaja. Ja sellepärast nad teinekord eelistavadki, et sul on see, ütleme, äripõhi on olemas ja siis kogu see sihuke meditsiini pool sulle siis juurde anda väga spetsiifilises mahus on nende jaoks teinekord isegi lihtsam. Et väljaõpe on väga mahukas, väljaõpe on väga intensiivne, kuna tegelikult sind valmistatakse ette ju olema siis partner kirurgile. Väga põnev. Aga ma saan aru, et Šveitsi, Ameerika Ühendriikide juurtega ettevõttes, aga tegelikult samamoodi sinu esimene töökogemus oli ju Prantsuse hiidkontsernis L'Oreal. EBS-i ärijuhtimise haridust on võetud tõsiselt ja kvaliteedimärgina, et sa oled ülesannete kõrgus. Täpselt nii. Täpselt nii ongi jah, et eriti siis rahvusvahelistes ettevõtetes on sul ikkagi tohutult oluline, et sul oleks ette näidata kraad, näidata paber, ja mida kõrgemale sa nendel ametikohtadel jõuad, et seda rohkem tuleb see ka lihtsalt, ütleme, standardisse, et sa ei saagi liikuda teatud ametipostilt edasi, ilma et sul oleks ette näidata vastav kvalifikatsioon. Kas sa oled märganud ka seda, et
eeldatakse, küsitakse, väärtustatakse magistrikraadi, võib-olla ka doktorikraadi. Noh, Eestis olukorras, kus tublidest inimestest on peaaegu igal pool ja kogu aeg puudu ja konkurents ei ole võib-olla nii terav, me seda igapäevaselt ei taju, aga tegelikult nendes suurtes rahvusvahelistes kontsernides see nii-öelda talendibassein, kust valikuid tehakse, on ju oluliselt suurem. On ja konkurents on loomulikult väga-väga tihe. Et mida ma võib-olla veel üks asi siis juurde sinna, et miks see magistriprogramm minu jaoks veel oluline oli, et peale Panamat ma ju tegelikult kolisin tagasi Euroopa poole, Kreekasse, kus ma hakkasin tegelema innovatsiooniprojektidega ja mis puudutasid siis mitte ainult konkreetselt väiksemat piirkonda, siis kas Ladina-Ameerikat või Lõuna-Euroopat, vaid see oli siis emerging market'ite, väiksemate turgude erinevad arendusprojektid. Ja ma ise tundsin, et ma tahaks midagi veel, et ma saaks seda veel suuremas mahus teha. Et sellepärast see magistriprogramm ja just see innovatsiooni pool hästi toetab sellist rahvusvahelistega suurte innovatsiooniprojektide läbiviimist või algatamist. Et see ei ole ainult niisuguste väikeettevõtetele, et see on tõsiselt, et see haridus aitab ka suurtel väga rahvusvahelistel suurtel turgudel läbi lüüa. Sa oled nüüd 1 aasta EBS-i magistriõppes õppinud. Mida sa oled siit enda jaoks avastanud, mida sa oled juurde õppinud? Seda kõike on nii palju olnud tegelikult, mida ma olen siit juurde olen saanud, et meil oli just siin paar päeva tagasi oli niisugune eneseanalüüsi hetk oli ühes loengus ja kus ma siis tegelikult tegin sellist enda sisekaemust, et see, mis oli minu esialgne väike soov või tahtmine, et mida ma tahan siia tulla, et just sellist, kuidas ma saan ettevõtet teatud, ütleme, tasemelt edasi viia, et mis mulle tundus, et ma bakalaureusega või noh, ütleme, kui ma tegin siis oma PBA tegin siin, et siis sa saadki sellised baasteadmised, et kuidas seda asja üles ehitada, kuidas teha, mis on need põhisammud. Aga nüüd, kui ma olen siis rahvusvahelistes ettevõtetes olnud, siis mulle tundubki, et see, mis ma nüüd saan, on siis see, mis aitab mind sellest hetkest, kui ettevõte on jõudnud teatud tasemele, aitab siit edasi minna. Et ettevõtetel on ju erinevad arenguhetked, aga kunagi sa ei saa jääda püsima siis sellele teadmisele, mis sul hetkel parasjagu on või selle tasemele, mis sul tehtud on, et sa pead alati 3 sammu ette mõtlema ja see ongi andnud selle sama oskuse või teadmise, et mis on need järgmised sammud, mis ma teen. Kas ma hakkan arendama toodet, teenust, kas ma laienen uutele turgudele, kas ma tegelen hoopis või võtame üle mingi ettevõtte, mis on juba väga spetsiifiliselt selle valdkonna tegija ja siis vastavalt hoopis sedapidi asja edasi arendada, et neid uusi ideid, uusi sädemeid, uusi tööriistu on tohutult palju juurde tulnud. Sa oled õppinud innovatsiooni temaatikat, nagu mainisid, aga ka strateegilist turundust, ettevõtte strateegiaarendust, aga ka juhtimis- ja äriuuringute disainimist, mis siis tegelikult peaksid kõik aitama läbi viia ka küpsemates ettevõtetes teadlikke strateegilisi muudatusi. Tunned sa ennast nüüd selle esimese aasta järel kuidagi enesekindlamana kui varem? Kindlasti, väga-väga palju kusjuures, et ma isegi võib-olla, ma ei tea, kas ma oskasin arvata, et see oleks nii kiiresti tulnud. Et see mulle tegelikult endale hästi positiivne üllatus olnud, et kuidas iga tunni lõppedes sa tuled ära ja sa oled kuidagi inspireeritud, et kest mõnusat tahet täis. Ja lisaks sellele, et mida me oleme õppinud ju siis läbi meie suurepäraste lektorite, mis mulle tohutult ka meeldib, et EBS-il ei ole mitte ainult Eesti tipptegijad,
ei ole meil siin lektoriteks, vaid meil on ka rahvusvahelisi lektoreid, kes annavad ju lisaks teadmistele üle ka selliseid riigipõhiseid nippe, trikke või siis ka niisugust kultuuritausta, mis on ju tohutult oluline, eriti rahvusvahelises ärimaailmas, kus peab oskama sobituda erinevate töökultuuride, ettevõtte kultuuride ja nii edasi keskkonda. Aga lisaks siis nendele toredatele lektoritele on EBS-il üks suur pluss ja see on networking. Ehk siis needsamad, eesti keeles öelda, see võrgustik, mille sa siis lood. Et ma mäletan, kuidas me kunagi 99 alustasime ja siis diplomiõppeprogrammi ja seal meil oli tohutult äge kursus, kellest siis mõned nimed nimetada, et meil oli ju Viljar Arakas või Neeme Tammis, kes just nüüd paar päeva tagasi krooniti ju Eesti parimaks juhiks, et need kontaktid, mis sa saad, et need on tohutult väärtuslikud ja siis samamoodi ütleme, kui ma nüüd siis praegu vaatan seda meie enda praegust kursust, et see on samamoodi, et kuidas me inspireerime ja jagame oma ideid ja jagame oma kogemusi ja läbi selle me teinekord õpime isegi veel rohkem. Et kus me saame siis lisaks anda juurde nendele nendele teoreetilistele teadmistele, et mis töötab praktikas ja mis võib-olla teinekord mingitel teatud turgudel ei mängigi nii hästi välja. Teie õpperühmas ei ole mitte ainult sinusarnased suure juhtimiskogemusega inimesed, vaid on ka nooremaid. Kuidas te seal omavahel läbi saate ja kas see tõesti on siis niimoodi, et igaühel on üksteiselt midagi väärtuslikku õppida kõrva taha panna? On ja tegelikult see on väga põnev on minu jaoks vaadata, et kui lennukad on meie noored või kui lennukate ideedega need noored tulevad, et minu jaoks on väga vahva on selline sünergia, mis tekib seal nendes meie klassiruumides teinekord, et kuidas noored võivad teinekord tulla väga-väga julgete ideedega ja siis ütleme meie, kes me niisuguse kogemuse pagasi pealt oleme siis sellised, et okei, see võib toimida, seda me oleme niimoodi kunagi on katsetatud, see võib-olla ei ole, aga et need koos toimimised on, ma arvan, niisugune hästi-hästi äge ja kihvt kooslus. Me oleme näinud EBS-is ka partnerülikoolide õppevisiitide raames tihtipeale seda, et nendes suurtes rahvusvahelistes kontsernides keskastme juhina või sealt edasi divisjoni juhina, juhatuse liikme või executive positsioonidel lähedastel ametikohtadel töötavad inimesed on mõnevõrra vanemad kui Eestis analoogsetel kohtadel töötavad inimesed ja seetõttu võib-olla alati töökeskkonnas ei olegi 20-ndates noortel alati võimalust suure juhtimiskogemusega inimeste käest õppida. Nüüd tegelikult sellel MA õppekaval avanebki ju ka võimalus neil, kes bakalaureuse õpingute järel otsustavad magistriõpingutega jätkata ilma vahepeal pikemat aega töötamata, õppida nendelt, kellel on mõnevõrra pikem töökogemus. Just, et ma loodan, et ka mina oma kogemustega olen väikest viisi inspireerinud oma klassikaaslasi, et kas või anda niisugust teistsugust vaatenurka või lähenemist teinekord, et mida võib-olla ongi, et kui sul ei ole seda kogemust, siis sa ei oska isegi arvata või taibata, et niisuguseid väikseid nippe ja trikke ka rahvusvahelistest kontsernidest või erinevate riikide kultuuridest ja ärieetikast ja nii edasi. Samas vaadates tänapäeva töötamise ja õppimise arenguid, siis tõenäoliselt töötad sa veel umbes sama kaua, kui sa juba elanud oled. Kus sa ennast järgmisena näed, millises organisatsioonis või millist tööd tegemas?
tead, ma isegi ei paneks seda valdkonda niimoodi paika nii kindlalt, sellepärast et ma olen olnud selline hunt kriimsilm selles mõttes, et ma olen ju teinud kõike alates autondus, pangandus, ilumaailm, siis natukene tootmist, meditsiiniseadmed lihtsalt kõige pikemalt, et ma usun, et ma olen selline, kes naudib ka selliseid asju, et teinekord elu toobki mingit totaalselt uue valdkonna ja uued õppimised, et see valdkonnapõhine ei ole minu jaoks isegi niivõrd määrav, aga küll, kus ma võiks olla, et see võiks olla selline ettevõte, kus ma saaksin siis rakendada kõiki neid kogemusi, mis ma olen siis siin ja sealpool ookeani olen endale saanud. Ja lisaks kogu see teadmiste ja oskuste pagas, mis EBS on mulle andnud. Ma usun, et selline võiks olla päris vahva järgmine väljakutse, mis võiks mul silmad särama panna, mida ma tahaksin teha. Suur tänu, Ene Metstak, meie EMMA õppekava üliõpilane, täna mulle siia vestluskaaslaseks tulemast. Mina luban, et ma hoian sinu toimetamistel silma peal, elan sulle kaasa ja nii nagu EBS-i vilistlastega ikka, isegi siis, kui kool lõpetatud on, oled sa alati teretulnud erinevates rollides siia tagasi tulemast. Head kogemusloo jälgijad, tõmbame tänaseks joone alla. Kui teid huvitab rohkem, siis mõistagi leiate meie kodulehelt kogu informatsiooni rahvusvahelise ärijuhtimise uuendatud magistriõppekava kohta, sealhulgas siis informatsiooni sisseastumistingimuste ja tähtaegade osas. Tänaseks aga aitäh ning peatse taas kohtumisi!